videolõunatund Nõmme raadios. Tere! Tuleb vist vabandada kõigepealt sellepärast, et õigel ajal saadet, kuidas öelda, eetrisse või netti avarustasse, kuidas soovite, ei jõudnud sellepärast, et midagi teha ei ole. Inimesed ei ole rauast ja kuidagi moodi need haigused mööda inimesi kõnnivad. Nii et aga loodame, et nüüd läheb asi paremuse poole natukene ja saame siia regulaarselt jälle teie ette tagasi tulla. Et ei unustaks ära. Täname kõiki toetajaid ja kui midagi meie jutust on sellist, mis pakuks huvi teie arvates ka kellelegi teisele, siis hea meelega olge lahked ja jagage neid linke ja vaielge ja õiendage ja riielge meiega näiteks, kui tahate ja kui soovite ja pange üles ka siis omapoolseid mingisuguseid seisukohti või olete leidnud mingisuguseid fakte, mis vaidlevad siinpool räägitule vastu, siis see kõik on ju ainult tere tulnud. Hiljaaegu puutusin kokku Vladimir Lefebvre'i töödega. Tegemist on omaaegse nõukogudeaegse matemaatiku, metodoloogi ja siis ka veel eetikuga, kes 1974, kui ma ei eksi, oli see aasta, kui ta Nõukogude Liidust jalga laskis Ühendriikidesse ja asus seal samal alal edasi tegutsema. Ja muide, kui väga paljud on kuulnud sellist terminit, eriti lääne praeguse ja filosoofias kurjuse telg või poliitikas, seda tarvitatakse üsna laialt, siis see kurjuse telje määratlus või see termin iseenesest on pärit just ei kelleltki muult kui siis Vladimir Lefebvre'ilt. Selline huvitav nimi ka. Ma ei teagi täpselt, mis ta päritolu on, aga see lõppude lõpuks ei ole ka eriti tähtis. Kusjuures tema oli see mees, kes joonistas välja või tõi välja põhilised erinevused lääne ja ida eetilistes kategooriates või eetikates. Ja nüüd ei maksa muidugi siin, mis meil on üks üleüldine viga, mida kiputakse tegema, et nii pea, kui on juttu ida eetikast, siis öeldakse kohe, et see on kas Vene oma või on see omaaegne Nõukogude oma või ei ole. Et sellepärast, et ida on oluliselt laiem mõiste, lääs täpselt samamoodi ja mõlemad on tegelikult oma olemuselt üsnagi abstraktsed. Ja siin ei peeta ilmtingimata silmas läänd kui ilmakaart ja ida kui ilmakaart, vaid pigem on siin tegemist välja kujunenud või juba laia teadvusesse juurdunud käsitlusega lääne ja ida kohta. Üks, mis kindel, läände päike loojub meie suhtes vaadates või meie poolt vaadates ja ida poolt tema igal juhul tõuseb. Ja ka milles see erinevus seisneb? Hakkame kuskilt otsast natukenegi, võib-olla on siin ajendid kellelegi natuke lähemaks uurimiseks või pusimiseks, siis õigeusu kiriku trepid on kõikvõimalike pühade puhul, paasapühad ja ülestõusmispühad ja kõikvõimalikud muud suured pühad. Need on kerjustest ja sellistest vaestest üsna tulvil. Ja siis jõukam osa tuleb kirikust ja annetab nendele vaesematele, sest arusaam on selline, et need väetid ja vaesed, nad ei ole ise süüdi selles, et nad on sellisesse olukorda sattunud. Ja vastupidi, väga lihtne oleks ka olnud olukord, kus need tänase päeva jõukad ja rikkad on ise järsku ühel päeval sellises olukorras, kus neil mitte midagi ei ole ja ei jäägi midagi muud üle, kui paluda almust suures lootuses, et neile antakse. See siis õigeusu kaanonite järgi need vaesed ei ole ise süüdi, et saatus niimoodi on määranud, ühed on jõukad ja teised rikkad ja siis tänu sellele
on ka rikastele pandud kohustus vaesemaid ja väetimaid aidata. No protestantluse puhul ehk siin kas või siis luterluse puhul midagi sellist ligimise armastusest, ehkki sellest räägitakse väga palju. Midagi sellist ei ole, vabandust. Igaüks on ise süüdi, et ta just sellisesse olukorda on sattunud ja kui ta on sattunud ja ta ise on süüdi, no mida me talle siin siis nüüd, miks meie peaksime talle midagi andma. Kui ei saa hakkama, sureb ära ja nii lihtne see ongi. Muide, siin on veel mitmesuguseid tähelepanuväärseid asju. Lääne eetika baseerub reeglitel. Võt ühte või teist asja tehakse niimoodi. Võt kohtuasju menetletakse võt niimoodi, sellest loogikast lähtudes. Ja seda tehakse niimoodi ja sellest saadakse niimoodi aru ja neid nähtusi ühiskonnas käsitletakse niimoodi, naamoodi ja kolmandat moodi. Siis idafilosoofia on natukene teistsugune. Siin on järjekordselt mitte niivõrd ei mängi reeglid, kuivõrd mängib eeskätt arusaamine, et selles mängus või selles süsteemi toimimises on nii mõte kui ka eesmärk. Tähendab, igasugune tegevus peaks olema mõttekas. Ta peab allutatud olema mingisugusele mõttele, mitte niivõrd reeglitele. Ja näiteks kohtusüsteemis tuleb see ka välja. Nad tegid isegi mingisuguseid küsitlusi. Nii näiteks, kui palju ameeriklastest on õpilased teevad mingisugust eksamit või siis mingisugused täiskasvanud teevad eksamit, et saada endale üks või teine näiteks vakantne ametikoht. Ja selleks on siis kuulutatud välja konkurss ja nad midagi seal peavad mingisugustele küsimustele seal vastama. Ja sõltuvalt siis sellest, kuivõrd hästi nende vastused käivad ootustega kokku, on võimalik siis endale see koht saada või sellest ilma jääda. Ameeriklased umbes 8% on nõus oma vastuseid ka teisele näitama, mis toob kaasa ohu, et teine teeb äkki parema tulemuse. Nõukogude korra tingimustes küsiti samu asju. Tuleb välja, et umbes 65% inimestest on nõus näitama teisele kaaskonkursandile oma vastuste variante ja ta ei mõtle sellel hetkel, et teine võib tema koha tänu sellele endale saada. Lihtsalt, võib ka niimoodi. Ja täpselt samamoodi näiteks kohtusüsteemis küsiti, et kui palju on neid inimesi, kes oleks nõus kuritahtlikule huligaanile määrama rangema karistuse, kui seadus ette näeb, tänu sellele, et ta on olnud igavesti lurjus, on sülitanud ühiskondlike reeglite ja teiste tunnete peale, siis umbes, kes olid nõus karistama karmimalt, nõukogude ühiskonnas ühiskondliku kasvatuse ühe vahendina olid nõus umbes 80% inimesi teda karmimalt karistama. Samal ajal Ameerika Ühendriikide süsteemis, kus on reegel kõige tähtsam, ükskõik mis, 11% ütles, et ei, mitte mingil juhul ei tohi, või tähendab, et ei tohi seda karmimalt karistada. Ja nii edasi, nii et iseenesest päris huvitav ja sellised. Ja siin ei ole poliitiliste süsteemidega, siin ei maksa taga otsida nüüd mingisugust jälle kas Nõukogude süsteemi või Vene süsteemi või mingisugust Ameerika süsteemi. Küll aga paistavad need juurikad praeguse maailmas vägagi akuutses faasis oleva skandaali taustal võrdlemisi hästi välja. Kõike lubatavus, karistamatus ja nii edasi ja nii edasi. Ma pean silmas Epsteini kaasust ja teisest küljest, ega kui mingit nõudmist selliste asjade järgi ei ole, tähendab, ühiskond on normaalne. Normaalne on see, et inimestele ei tehta liiga, ei käituta nende soovide ja ootuste vastaselt, ei mõnitata, alandata, piinata sõna otseses mõttes. Siis ega kui sellist nõudmist ei ole, ega siis pakkumine ka ei teki.
pakkumine saab tekkida ainult seal, kus koha peal nõudmine olemas on. Ja kui sellised, selline ühiskonnaklass, millegipärast eliidiks kutsutav, mõnes mõttes ta eliit muidugi on ka, kas või majanduslikus mõttes, siis see selline ongi ja sellisena tulebki teda võtta. Ja kui mingi ühiskondlik, ega ühiskondlik hukkamõist on ka tekkinud mitte tühja koha pealt, aga eeskätt pakub see võimalust asendada eliit, ehk siis korjata üks seltskond sealt eest ära ja asuda ise või panna keegi enda poolt volitatu sinna asemele. Ega nii lihtne see ongi. Nüüd igasugused moraalijüngrid, kes kipuvad olema, on niisugused mingis vanas materjalis kinni. Selles mõttes, et ei ole ilus valetada, ei ole ilus varastada, ei ole ilus tappa ja nii edasi, nii edasi. Et kehtivad siiski mingisugused moraalireeglid. Need on nagu ajast ja arust, kusjuures tolle sama lääne eetika järgi on kompromiss hea ja kurja vahel. On kuri või on väga halb asi. Nende vaheline omavaheline vastasseis ehk võitlus ehk sõda. See on täiesti normaalne. Kusjuures ida filosoofia järgi, ida eetika järgi, kui suudetakse mingisugune kompromiss kätte siiski mängida, see on igal juhul parem kui ohjeldamatu tapmine, nii et kompromiss hea ja kurja vahel on igal juhul parem kui nende omavaheline konfrontatsioon, mis lõpeb sagedasti lugematut arvu inimeste surmaga. Nii et päris huvitav. Me oleme alustanud täna kuidagi moodi erilises filosoofilises tuuris. Ärge selles mõttes pange pahaks, võib-olla tekitas see mõningaid mõtteid ka praegusega seoses, sellepärast et ja kui väga paljud arvestavad või rehkendavad sellega, et see kõik toimub ju kuskil mujal. Mujal tõepoolest, aga ega siin meie ühiskond ei ole ka mitte midagi eraldi seisvat või eemal seisvat või mida see ei puuduta. Tuletame kas või meelde, et need samad hiljutised suured skandaalid, mis toimusid suguliste kõlvatustega seoses hooldekodudes. Ega ametlik seisukohavõtt oli näiteks prokuratuuri poolne, et ega vana inimene ei pruukinudki näiteks ju aru saada või ei pruukinudki midagi eriti ju samast tunda. Aga selle teo eetiline hukkamõist, et kuidas selline asi üldse põhimõtteliselt võimalik saab olla, mis inimene see selline olema peab, see kõne all ei ole. Otsitakse mingisugust paragrahvi, kas see selle alla sobib või ei sobi. Ilmselt ikka ei sobi, võib-olla tuleb kuskilt seadusandlust täiendada või vastupidi õgvendada, võib-olla tuleks mingisugune asi lihtsamaks teha ja nii edasi, nii edasi. Tuletage meelde tuntud perverdist fotograaf Mihkelson. Mis juhtus? Mitte midagi. Isik siputab edasi kõige kõrgemal poliitika rindel, mängib endiselt mingisugust arvamuste liidrit, tihtipeale on eksperdina kõik võimalikesse saadetesse kutsutud ja nii edasi, nii edasi. Ja et moraalset hukkamõistu kui sellist ju ei järgnenud. Ja kas selline üldse enam võimalik ongi, see on jälle omaette küsimus. Aga olgu, lähme nüüd, ma olen mõningad pealkirjad ka siiski välja kirjutanud ja proovime siin teile mõningad välja pakkuda. 17. jaanuaril toimus Fotograafis kas naiste õigustele pühendatud konverents Naiste hääl, mis tõi kokku ühiskonna arvamusliidrid ja praktikud, et arutleda naiste rolli, nähtavuse ja majandusliku mõju üle tänapäeva ühiskonnas. Aga kui ei ole ju mingeid naisi või eraldi võetuna või vehi või kõik on võrdsed, siis mis konverentsi siin korraldatakse? Naiste hääl. Kuidas see naiste hääl erineb siis igasugustest teistest häältest või kas erineb, on ju veel sugusid, vähemalt haridusministri arvates on neid 20 praeguse haridusministri asemel. Siis osad, isegi 76 oli neil vahepeal.
mis naiste häälest me sellisel juhul räägime? Aga kuhu jäi meeste hääl, kuhu jäi laste hääl? Jätkame. Soolise võrdõiguslikkuse volinik Kristjan Veske tõi esile, et Eestis tehtava tasustamata ja nähtamatu töö maht ulatub hinnanguliselt ligi 11 miljardi euroni aastas. Võtke nüüd korraks vaid ette Eesti riigi eelarve. Enamuse sellest moodustab siis tasustamata ja nähtamatu töö. Ja see näitab ilmekalt, kui suur osa naiste panusest jääb majandusstatistikas ja poliitika kujundamises arvestamata. See tähendab, et siis 11 miljardit on meil plussi, mida ei arvestata, aga mis töö see on, mis on nähtamatu ja tasustamatu. Kes selle siis kinni maksab, kes selle välja on arvestanud? Aga tõsine töö ja ma kujutan ette, et soolise võrdõiguslikkuse volinik Kristjan Veske ei teeni mitte väikest palka, et selle eest võib kõik võimalikku juttu ajada, ütleme kuidagi peenemalt. Muide, tuleb välja, et meil sotsiaalminister Karmen Joller on ka sotsiaalmeedias kõvasti kaasa lööma hakanud ja ta on tulnud välja sellise, ma ei tea, kas see on podcast või YouTube'i keskkonnas on tal selline saade. Tehniliselt kõige kõrgemal tasemel ja sisu on igal ühel, igaüks vaatab ja otsustab ise, kui tahab vaadata, mis sealt tulemas on. Asja nimi on Karmeni kabinet. Ja Margus Lepa saatis mulle selle lingi ja ma vaatasin natukene algusest ja edasi ei hakanudki vaatama sellepärast, et algatuseks teatas ta oma vestluskaaslasele, et ka tema on alma materis ehk siis teadmiste emas kunagi õppinud. Alma mater, teadmiste ema. Minu teada on meditsiiniteaduskonnas, arstiteaduskonnas Tartu ülikoolis, oli ka Tartu riiklikus ülikoolis ühe õppeainena ladina keel. Kui ka ladina keelt eraldi ei ole õpitud, siis ülikooli sammaste vahelt siis edasi-tagasi käinud inimene võiks siiski teada, et alma mater tähendab toitvat ema, mitte teadmiste ema. Ja kui suur autoriteet, kellele, võib-olla ta mõnele on isegi autoriteet või kellegi jaoks, pakub midagi taolist välja, mis on täiesti lausvale, siis tekib küsimus ka selle kohta, millise kvaliteediga on tema igasugused erialalised teadmised, mis puudutab siis arstiteadust või meditsiini. Kuivõrd tõsiselt on võetavad tema igasugused väljaütlemised kõige muu kohta. Niisiis, alma mater ei tähenda mitte midagi muud kui toitvat ema. Ma saan aru, et kui ta oleks öelnud mater scientia, scientarium, scientarium, teadmiste ema või võib-olla siis kuidagi oleks teadmiste või siis mater sapientia näiteks, see on arusaamise ema võib-olla veel kuidagi moodi või siis isegi kognitsioonis, mater kognitsioonis, see on teadmiste ema, see oleks nüüd, mida Karmen Joller silmas pidas, aga kui ei tea, siis ma ei tea, kas on kõige targem tegu selle mitteteadmisega. Silma paistab, mine vaikselt mööda, ära tee sellest numbrit ja paistab kuidagi moodi targem välja. Aga olgu, Toomas Toomsoo ütleb meile niimoodi. Laste ja noorte vaimse tervise kriis on meie tehtud. Siin on üks huvitav konstruktsioon, mis on väga sagedane. Panete te tähele, inimene millestki räägib, näiteks kas või kriisist tervisest.
mis räägib meie vormis. Siin tahaks kohe küsida, et oota, siinkõneleja küll ei saa sellega kuidagi ennast seostada ja selles mõttes me ei klapi. Kui inimesed muutuksid natukenegi konkreetsemaks, ütleme, nii Toomas Toomsoo ütleks, et ma ei ole teinud kõike või see või teine tohter ei ole teinud kõike või üks või teine poliitik on teinud, aga on teinud vähe, on teinud, aga on teinud valesti, ei ole üldse teinud, on jätnud tegemata ja nii edasi, nii edasi. See sisu muutub otsekohe paljugi konkreetsemaks, aga noorte vaimse kriis, mida selle kriisi all silmas pidada? Väga palju on neid noori, kes ei tea sellest kriisist mitte midagi, arvavad, et nad on täie tervise juures ja võib-olla ongi täie tervise juures. Ja mis kriisi neile kogu aeg külge poogitakse, on täiesti arusaamatu. Ja see on meie tehtud, saame paremini sellega võidelda. Saame, kes see saab? Võib-olla mõni keegi saabki. Aga selliseid loosungeid kirjutatakse meile igal pool, igal sammul ja kogu aeg. Ja lõppude lõpuks tähendab see seda, et mitte keegi neid jutte enam tõsiselt ei võta. Keegi midagi ei võta, ei see, kes seda juttu räägib, ei see, kellele see jutt mõeldud on ja ammugi mitte need, kes seda juttu tõsiselt üldse ei võta või lasevad selle lihtsalt kõrvust mööda kanduda. Aga olgu. Toomas Lukk teatab. Läänemere ja Eesti julgeolek on otseselt seotud arengutega Arktikas. Ja et Arktikas kas sulab või ei sula, kas keegi seal kaevandab või ei kaevanda, see on otseselt seotud Eesti julgeolekuga. Aga mis juttu ta muidu rääkida saakski, tundub võib-olla, et jutt ei ole kuigi adekvaatne või relevantne. Aga teate, kes ta on? Ta on Välisministeeriumi erivolitustega diplomaatiline esindaja Arktika küsimustes. Eestis on olemas Välisministeeriumis eriesindaja Arktika küsimustes. Mis ajast Eesti mingisugune esindaja räägib kaasa Arktikast puutuvates küsimustes? Kas pretendeerime ka mingisugusele tükile? Või on äkki meilt välja ilmunud mingisugune salapärane saar, mis tegelikult meile kuulub ja mille kaudu me siis Arktikas ka mingisugused otsustajad või tegijad oleme? Ei ole teada, väga huvitav. Olgu, läheme edasi. Riik lõi kohustusliku haridusprogrammi noortele, kes pärast põhikooli edasi ei õpi. Kui on teada, et nad edasi ei õpi, siis mis haridusprogrammi te neile loote? Ta ju ei õpi edasi. Teil on teine lause pool, konstanteerib, et nad ei õpi edasi. Mis haridusprogrammi te siis nendele loote? See on semantiline nonsense, selline kullafond. Aga olgu, loeme edasi. Uus programm on sisuliselt vigade parandus, sest eesmärk on kiirkorras kasvatada, õpetada ja motiveerida neid noori, keda põhikoolis 9 aasta jooksul aidata ei suudetud. See tähendab, 9 aasta jooksul ei ole õppinud mitte midagi. Teda ei ole kasvatatud, ei ole õnnestunud kasvatada, õpetada ja motiveerida. See, kes selle kirja on pannud, on ilmselt isik, kes ei tea, mida tähendab sõna motiveerima. Motivatsioonisüsteem kui selline on talle võõras. Mitte keegi ei saa mitte kuskil mitte kedagi mitte millekski motiveerida. On võimalik mida teha? Stimuleerida. Motivatsioon on seespidine ehk motiveerida saab juba toimunud tegevusi. Iga jurist ütleb teile otse kohe, et millega te oma tegevust motiveerite. Näiteks, millega te põhjendate, miks te nii tegite, miks te nii ei teinud või miks te jätsite niimoodi tegemata. Ehk siis motiveerida. Millega te motiveerite oma juba toimunud tegevust. Stimuleerida saab kas palgaga, pika paiga, jalahoobiga tagumikku, ükskõik erinevatel aegadel, erinevad meetodid.
praegu täpselt samamoodi, aga ei ole mõtet rääkida inimeste motiveerimisest, see on sellepärast, et tegemist on ettevõtmisega, millel sisu tegelikult puudub ja kui sisu on, siis on see sügavalt eksitav. Põhikoolis 9 aastat ei suudetud ei kasvatada, ei õpetada. Huvitav küll, kus see selline lugu on, aga sellest on lähtunud need, kes hakkavad kõik edaspidi motiveerima. Digilõhe tervishoius Praxise analüütikud ütlevad niimoodi. Selleks peab olema Praxise analüütik. Kui perearstile ei saa enam helistada, jääb vana inimene hätta. Aga noor ei jää hätta, kui ta ei saa perearstile, ta on kodus pikali maas. Perearstile helistada ei saa, kas sellepärast, et telefoniarve on maksmata või sellepärast, et teile kodus ei ole elektrit. Muide, hea küsimus oli, et uus kodud tuli tänavale juurde ja küsiti, teised kodutud küsisid, et kuidas sa kodutuks jäid. Oli kiirlaen või midagi kaelas? Ei olnud, unustasin tule põlema. Nii lihtne see praegusel ajal ongi. Kui ei pääse, kui ei saa arstiga ühendust, siis on täiesti ükskõik, kas sa oled vana inimene, noor inimene, laps, teismeline või ükskõik kes. Kui arstiga ühendust ei saa, jäädki hätta. Aga selleks on vaja Praxise kõrgelt makstud analüütikut, et selle peale tulla ja see kuskil lasta kirja panna. Kalev Stoicescu väljaütlemisi me reeglina siin ei kommenteeri, sellepärast, et nad on oma sisult sellised non plus ultra ehk mitte midagi ja veel natukene. Ta ütleb niimoodi, NATO 2 ilma USA-ta, Euroopa armee on olemas. Kas Euroopal pole õiget karjajuhti? See on hea hinnang Euroopale kui sellisele. Ma ei tea, väga palju on neid, kes ütlevad, et mina ei kuulu kuskile karja, sellepärast, et mingi veise või mäletseja, muu mäletseja staatusega ma nõus ei ole. Ja ma ei ole nõus, et mind sellisel viisil käsitletakse, nagu seda teeb Kalev Stoicescu, ju ta siis enda kohaselt peab seda väga õigeks. Noh, siin võib muidugi vaielda, et kui vanajumal oleks tahtnud näha Stoicescut karja liikmena, küll poleks tihti ta varustanud ka kapjade, sõrgade ja 4 maoga, aga olgu pealegi, nii ta vähemalt ütleb. Aga suhtumine oma inimestesse jätab küll soovida. Enefit ütleb, kõrged hinnad peegeldavad konkurentsivõimelise elektritootmise puudust. Kõrged hinnad peegeldavad konkurentsivõimelise elektritootmise puudust. Mis tähendab konkurentsivõimeline elektritootmine? Meil on elektritootmine, saab olla kas piisav või ebapiisav. Kellega see tootmine konkureerib? Tootjaga või? Aga järjekordselt on mingisugune keeleline monstrum kokku pandud. See on nagu elujõu, kõik, kuidas see üks populaarsemaid termineid praegu, kestlik. Ja mingisugused sellised väljendid, selle asemel, et öelda, et elujõuline või mitte. Ja olekski väga lihtne. Nii, juhtkiri ütleb meile. Presidendi õllepruulija võtab Eesti välispoliitikalt jõu. Eestlased on laulurahvas, meie koorilaulu oskust panna 10, 100 ja isegi 1000 kaunilt kokku kõlama imetletakse kõikjal. Ma ei ole päris kindel, kas seda kõikjal imetletakse. Meie koorilaul, õllepruulija ei ole meie koorilaul, see on vana saksa õllelaul. Aga olgu pealegi. Ja lisatakse, seega saame aru, mida tähendab, kui keegi sihilikult lõhub suure vaevaga saavutatud kooskõla. Nüüd on antud märku, et Tsahkna koos välisministeeriumiga on suure vaevaga suutnud midagi kokku panna. Harvukordne. Igasuguse ettevalmistuseta, igasuguse motivatsioonitundeta ja sügavalt harimatu välisminister
aga võtab öelda seal, kus oleks palju parem vait olla. Noh, aga siin võib olla ka tegelikult tegemist sihukeste alateadliku klassivihaga, sest ta teab, et näiteks president on tast igas mõttes mitu pead üle. See kas meeldib kellelegi või ei meeldi. No midagi ei ole teha, on üle. Ja ma tuletaksin siin meelde ühte presidendi hiljaaegset ütlust selle kohta, et tal on ikka väga halb, kui silmnähtavalt rumalad hakkavad siin ilmas midagi dikteerima nendele, kes neist, nagu öeldud, mitu pead üle on, aga olgu pealegi. Aga siin on vähemalt näha ka veel see, et ajaleht on võtnud täiesti või ajalehe toimetus on võtnud sirge seisukoha, kelle poolt ollakse ja keda taunitakse. Antud juhul on peksupoist muidugi Alar Karis, kes on ülimalt mõistlik inimene, tark inimene. Kui me mõne tema poolt öelduga asjaga ka nõus ei ole, no ei saagi olla, et me kõikidest asjadest täpselt ühtmoodi aru saame. Jüri Lotman ütles kunagi väga huvitavalt, siiamaani on meelde jäänud, et igasugune suhtlemine inimeste vahel on võimalik vaid sellisel juhul, kui ollakse piisavalt sarnane. Võimalik on, või mõttekas omakorda on igasugune suhtlemine ainult sellisel juhul, kui me oleme piisavalt erinevad. No meil ei ole mõtet ju suhelda omavahel, kui me kõikidest asjadest täpselt ühtemoodi aru saame, ühtemoodi mõtleme ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd on siis Õhtuleht on ka, Michal on ka öelnud selle kohta midagi väga ilusat. Michal kurvastab Karise sõnade pärast, kas Venemaale piisaks Donbassist või anname Kiievi ka. Tuletame meelde, et Michal on küll see viimane, kes Venemaale kas Donbassi või mõnda muud Ukraina regiooni kas annab või andmata jätab. Tema käest küll nüüd keegi seda küsima ei tule ja see on üks, mis kindel. Marek Reinaas ütleb, et Eesti inimesed arutavad pidevalt ja kirglikult elektri hinna üle. See on jabur. No aga kui inimestel on südamelähedane on see, et arve tuli selline, et ei tule kuidagi toime. No siis on üsna loogiline, et inimesed selle üle ka arutavad. Et imelikku ei ole siin mitte midagi. Ja mis kõige küünilisem siin kõrval on veel üks pealkiri. Eesti energiafirma ajas mõõtühikud sassi. Inimesed said superarved. Eesti Energia ajas mõõtühikud sassi. Aga kuidas ta käituksite näiteks kaupluses või turul? Tellite kilogrammi kartuleid. Vaatate, et kuidas kogus on kuidagi väike, üks kartul ainult. Ja siis kasseeritakse teilt 10 korda rohkem kui kilo eest. Ja vabanduseks ütleb teile müüja, oi, ma ajasin mõõtühikud sassi. Kilogrammi asemel pani teile grammi ja euro asemel pani teile sendid ja noh, ikka juhtub ju. Aga mõne puhul tundub, et kui sules kõrgelt koolitatud kõikvõimalikud kommunikatsioonijuhid, väga hästi ja kõrgelt makstud inimesed on suhteliselt sellist, vabandust, kelbast välja ajama, siis tekib küsimused. Ma juba ette naeran, vabandust, Hendrik Johannes Terras ütleb niimoodi. Inimesed ootavad riigilt ikka ust, millel on silt lahtioleku ajaga. See ei ole enam tegelikkus. Veel kord, inimesed ootavad riigilt ikka ust, millel on silt lahtioleku ajaga. Huvitav, kui inimene läheb kuskile kauplusesse või kuskile mujale, kas või mingisse teenindusasutusse või siis kohalikku munitsipaalasutusse, linnavalitsusse, siis on seal ikka ukse peal mingisugune teade selle kohta, et esmaspäevast reedeni kellast sellest kellanist selle kellani
mõnel pool, et lõuna on 12 kuni 13, 1-2, oleneb, kuidas kirjutatud on. Aga nüüd ütleb Terras meile, et see ei ole enam tegelikkus. Milline see on tegelikkus? Tegelikkus on selline, et tahaks keegi võiks Terrasele öelda, kas või kolleegidelt poolt, et võiks ükskord olla nii selline silt, et millal Terras ukse kinni paneb või vähemalt suu kinni paneb või midagi taolist. Võiks olla ka selline uks, mille peal ongi silt, et on kinni, millal ta kinni on. Kui Terrasele ei meeldi see, et kirjas on, millal lahti on, no asendagu siis, pangu kirja, millal kinni on. Ja ta ütleb veel midagi, no lihtsalt, kas on tervet mõistust veel siin maailmas kindlasti kuskil on, aga näiteks astronoomidel on mõistuse otsingutel millegi pärast pilgud suunatud ikkagi maalt väljapoole. Ja Hendrik Johannes Terrasest ilmselt siin ei piisa. Ta ütleb niimoodi. Minu hinnangul sõltub maaelu tulevik siiski eelkõige ligipääsust teenustele, mitte nende füüsilisest vormist. Nii kirjutab regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras. Maaelu mõõt ei ole hoonetes ega aadressidest. Missugune on maaelu mõõt? Liitrites, kilodes või millest see siis on? See on ajas ja vahemaas selles, kas inimese igapäevane liikumine on võimalik, ilma et elementaarne asjaajamine muutuks omaette suureks ja ajamahukaks ettevõtmiseks. Teenuse väärtus sünnib selle kättesaadavusest. No tõlkige, seda ei ole võimalik mitte ühest kandist hakata ei analüüsima ega sünteesima. See on lihtsalt on mõetud mingisugused sõnad. Nad on pannud sellised juhusliku arvude generaatori abil üksteisele järgnema ja siis igaüks loeb seda nagu tahab ja olgu pealegi. Karmen Joller ütleb, raha juurde. Kas see päästab meie vaimse tervise? Vaimset tervist Jolleri puhul vist enam ei päästa midagi, suurem rahavool. Samas ütleb, et peaasi EE rahastus ei ole küsimärgi all. Esimene asi, kust raha võiks ära võtta, sellepärast et tolku reaalselt ei ole mitte mingisugust. Põhiliselt tegeldaksegi sellega, et tõestatakse kõigile, kuivõrd vajalikud ja väärtuslikud nad on. Kui küsida, et millest teie töö tulemus seisneb, kuidas, milliste kriteeriumide järgi on see hinnatav või ehk isegi mõõdetav ja nii edasi, siis tekib küsimusi. Aga olgu, Joller, kes arvab, et alma mater tähendab teadmiste ema. PTA ametnik ütleb, märgistamata veised tuleb hukata. Kes ei ole märgistatud, see veis, see tuleb hukata. Mitte sellepärast, et ta on näiteks nakkusohtlik või veel mingisugune asi. Lihtsalt, kui on märgistamata, siis tuleb hukata. Kui ei, järelikult, kui on märgistatud, ei tule hukata. Isegi kui haige on, isegi kui levitab mingisugust tausi. Küsimus on jällegi ametnikus, kes oma mingisugustest seisukohtadest sel viisil teada tahab anda või annabki, mis pärast tahab anda, ta annabki. Kuna me ei saa kindlad olla, et omanikud ei saada märgistamata veiseid müüki ja toidulauale, tuleb nad hukata. Meie toidulaud peab olema turvaline, lausub põllumajanduse toiduainete juhtivspetsialist Karol Laurimaa. Nüüd, mis te arvate, kui keegi peab kodus endal siga või paari siga või mõnda lammast enda toiduks, mis on muide keelatud. Nii palju siis toidu julgeolekust. Kui ta peab seda enda söögiks, enda tarbeks, kas ta on sellest huvitatud siis, et mingisugust haiget looma või mingisugust
ma ei tea, mingit taudiga nakatatud elukat endal kodus kõigepealt pidada ja pärast seda veel süüa ka. ta on kõigepealt ise sellest huvitatud, et tema toidulaud oleks kvaliteetne. nüüd, kui enda kasvatatud siga näiteks kodustes tingimustes, ta ei ole saanud ei mingisuguseid antibiootikume ega mingisuguseid neid dopingaineid, mis suurtes lihakombinaatides või seakombinaatides näiteks kasutatakse ja mis 2 kuuga sea küpseks teevad. küpseks selles mõttes, tapaküpseks. see on puhas liha. ta maitseb absoluutselt teistmoodi. temas ei ole mingisuguseid ega muid aineid ja on oluliselt tervislikum kui see, mille on kinnitanud PTA juhtivametnik Laurimaa ja jätnud kuidagi saladuslikul kombel tapmata või hukkamata. huvitav, hukkamisele viidud loomad või viiakse tapamajja, seal siis olgu. Eesti integratsioonijuht ütleb niimoodi. Imestan iga kord, kui keegi ütleb, et inimesed ei taha eesti keelt õppida. See ei pea paika. Kust koha pealt võtab Moskovtsev on muide Eesti integratsiooni sihtasutuse juhataja nimi. Ja kui tema enda sõnavõtte kuulata, siis see eesti keel küll ei ole. Eesti keel, suvaline keel, ükskõik, saksa, inglise, hiina, ükskõik. See sisaldab ka foneetilist struktuuri. Igal keelel on ka foneetiline komponent. Seda Moskovtsev ei tea, vähemalt tema jutu järgi otsustades küll ei ole võimalik. Ja kust koha pealt ta võtab, et ei taha õppida või vastupidi, et tahavad õppida. Julgen kahelda, mitte mingisuguseid ühiskonnaalaseid uuringuid Eestis tehtud enam ei ole. Ja tegemist on lihtsalt sellega, et integratsiooni sihtasutuse juht bluffib. Bluffib mille pärast? Enda positsiooni õigustamiseks. Ja rohkem mitte midagi. Ja ta lisab veel niimoodi. Ärge pisendage inimeste soovi õppida eesti keelt. Paljusid takistab mitte motivatsioonipuudus, vaid rääkimishirm. Huvitav, keda nad kardavad? Mis asi on rääkimishirm? Hirm rääkimise ees või? Moskovtsev ise tõestab siin antud juhul täiesti kõnekalt ja kujukalt, et tal endal eesti keelega kõige paremini ei ole. Intervjuu Vallo Koppel ütleb niimoodi. Tegemist on Eesti haridusministeeriumi asekantsleriga. Iga Eesti haridusele tulevikule mõtlev lapsevanem peaks esmalt vaatama peeglisse ja küsima, mida ta ise on teinud. Iga Eesti hariduse tulevikule mõtlev lapsevanem. Kui palju on neid lapsevanemaid, kes mõtlevad vahet pidamata Eesti hariduse tulevikule? Eeskätt mõeldakse ikkagi vist oma järeltulijate peale. Või sellele keskkonnale, kus oma järel tuleb põlv kasvab ja areneb. Või, ja nüüd peaks peeglisse vaata, mida saab see lapsevanem teha selle jaoks, et ametist kõrvaldada antud juhul selle koha peal olev haridusminister Kristina Kallas, kes on teinud sellele süsteemile rohkem kurja, kui Elsa Gretškina oleks oma kõige hullemas unenäos ette suutnud kujutada. Aga no nii nad ütlevad. Marianne Paimre ütleb, ta on Tallinna Ülikooli õppejõud. Tehisaru ei solva ega ärritu. Miks peame tema viisakust probleemiks? Kes peab tehisaru viisakust probleemiks? Siit tuleb välja järjekordselt, et Marianne Paimre, ta ei tea, mis asi on probleem. Probleemi mõistet lihtsalt ei ole. Kelle jaoks see on probleem, kelle jaoks ei ole probleem, kelle jaoks ei ole üldse mingisugust tehisaru probleemi olemas. Kelle jaoks pole üldse tehisaru kui sellist olemas. Tal ei ole lihtsalt seda vaja
ei ole vaja läinud ja ei näe ka mingisugust põhjust, miks peaks tal seda vaja olema. Miks peame tema viisakust probleemiks? Veel kord, kes peab ja kes ei pea. Ja lõpetuseks veel üks väike detail. Henrik Arras ütleb niimoodi. Abilinnapea Jesse Trolli ja metroojutt on poliitiline häma, et juhtida tähelepanu enda suurelt vealt. Henri Arras on Reformierakonnast. Abilinnapea Joel Jesse kirjutas suure loo, et lämmatada fakti, et trammiprojektidest loobumine murrab Tallinna tuleviku ühistranspordi selgroo. Ükskõik mida kirjutas Jesse, täiesti ükskõik, antud juhul ei ole see mitte küsimuse all, vaid võtame Henri Arrase poolt öeldu. Jesse kirjutas suure loo selleks, et lämmatada fakti. Kes selle fakti on tuvastanud? Kas tegemist on mingisuguse empiirilise tähelepanekuga, empiirilise faktiga, teadusliku faktiga, hüpoteesiga, millega tegemist on? Lämmatada fakti. Seda fakti ei ole olemas. Fakt seisneb selles, et trammiprojektidest loobumine murrab Tallinna tuleviku ühistranspordil selgroo. See tähendab, et kui loobud trammiprojektist, murrab see Tallinna tuleviku ühistranspordi selgroo. Kui loobusid Tallinna trammiprojektist, see tähendab, et Tallinna ühistransport lakkab tulevikus eksisteerimast. Midagi nii jaburat, vabandage, välja mõelda ja kirja panna ja selle üle läbi tundmata, see on omaette saavutus. Aga tänaseks on kõik, tuli vist natukene lühem ja tuletame meelde, et täname kõiki toetajaid, tehke seda ikka edaspidi ka, kui vähegi võimalik on, jagage linke, nõustuge või vaielge vastu ja mis siin ikka, meie püha sõda läheb loomulikult edasi.